Kuidas geneetiliselt eristatakse ühte rahvast teisest, ehk mis hetkel muutub üks rahvas teiseks? On olemas üks suur seaduspärasus. Kõik suured seaduspärasused muidugi omavad palju erandeid. Üks suur seaduspärasus on see, mis on sõnastatav nii, et valdavalt üle suurte pindade nagu Euraasia üleminekud on tavaliselt väga pidevad, ei ole suuri hüppeid. Suuri hüppeid on, aga üldseadus on see, et geneetiline varieeruvus muutub ruumis diskreetselt. Kui me räägime, ja seetõttu ollakse, võt juba umbes 1800 sõnastati klassikaline Blumenbachi poolt, oli niisugune sakslane, klassikaline inimrasside jaotus, mida kasutatakse mõnevõrra siiamaani, mongoloidid ja kaukasoidid ja nii edasi. Ja ka Blumenbach juba tol ajal kirjutas, et ma teen ju selle ja pakun välja selle jaotuse, aga ma saan väga hästi aru, et üleminekud on pidevad. Tavaliselt on olemas erandeid, erijuhte, aga tavaliselt on üleminekud kõik pidevad. Kui nüüd tuli antropoloogias mängu DNA geeni uuringud, kui pea peale see pööras senised arusaamised populatsioonidest? Kaugelt ühesõnaga mingisugust pea peale pööramisest on väga palju või see oleks täielik ülepakkumine. Eks me püüame näidata seda, mis me oleme teinud, ma mõtlen meid ennast, vaid seda teadlaskonda kõige paremini ja näidata, mis kõik uut on saavutavad, aga klassikaline geneetika, populatsiooni geneetika jõudis küllalt kaugele. Mis on nüüd põhimõttelised vahed? Ühesõnaga, lahendati ära mõningad probleemid, mis rippusid väga kaua suure küsimärgi all. Nagu näiteks ühemõtteliselt näidati ära, et inimkond, tänapäevane moodne inimene on pärit Aafrikast ja on pärit hiljuti välja rännanud Aafrikast. Näidati ühemõtteliselt ära sellega samuti, et inimese lähim sugulane primaatide hulgas on šimpans, järgmine gorilla, järgmine orangutan. Ühesõnaga, mille üle oli, praegu võib paista naljakana, aga Liiki kurtis, see tuntud Aafrika fossiilide avastaja kurtis, et talle veel 40 aastate lõpupoolikul ei antud finantse, et otsida fossiile Aafrikast, kuna teadusüldsus oli veendunud Londonis, oli veendunud, et inimese lähim eellane elab hoopis Induse basseinis, ühesõnaga elas Induse basseinis ja Ramapithecus või Sivapithecus või kuidas neid kutsuti, ja finantsid ekspeditsiooni läbimiseks anti sinna. Nii et niisugused asjad lahendati nüüd täiesti lõplikult ära. Mis oli muidugi võimalik ainult siis tänu sellele, et markerite arv kasvas 1000-kordselt, 10 000-kordselt. Et vaidlemise kohta enam ei olnud. Varem olid meetodid ju arheoloogia ja lingvistika, mille järgi lingvistikaga on niisugune asi, et lingvistika on geneetikaga koos kasvanud populatsiooni geneetikaga, see on arusaadav, aga see mõlemad ruumis muutuvad, mõnematel on ajaskaala olemas, pakutakse välja, aga lingvistika üldjuhul ei roni sügavamale, kui ütleme, klassikalised lingvistid ütlevad, et kaugemal, kui ütleme 7-8 tuhat aastat muutub kõik müraks nende jaoks. Nad ei suuda eristada laensõnasid, spontaanselt tekkinud ühtemoodi sõnasid ja nii edasi. Nii et võib-olla kõige julgemad lingvistid ronivad kuskil, me ütleme näiteks 13-14 000 aasta sügavusse, mitte sügavamale. Selles vahemikus kuni ütleme
ajani, kus uurali keeled näiteks Indoeuroopa keeltest või Altai keeltest lahku läksid. Selles osas on väga huvitav koostööd nendega teha, eks ole. Aga seal, kus me räägime, mis siis oli Euroopas, kui saabus esimene inimene, moodne inimene 45 000 aastat tagasi, mis oli siis, kui äkki kuskilt tuli Gravettiani kultuur kogu oma väga rikkalike hauapanustega, ütleme 28-9 000 aastat tagasi. Seal pole lingvistikaga paraku midagi teha, kuna lingvistilised meetodid, me ei tea, mis seda ei õnnestu rekonstrueerida ja vist ei õnnestugi. Palju on juttu sellisest mõistest või siis lihtsa inimese jaoks konkreetsest isikust nagu Aafrika Eeva. Aga see ei ole päris nii lihtne. Selgitage seda tavalisele inimesele. Aafrika Eeva on termin, mille mõtles välja Newsweek, ajakiri Newsweek. Oli niisugune Austraalia väga kuulus Uus-Meremaa teadlane, kes töötas tol ajal juba tükk aega Ameerikas, Berkeley's, Alan Wilson. Alan on surnud nüüd, ta suri leukeemiasse suhteliselt noorelt. Aga ta tegi, kui ta veel noorem oli, ta tegi midagi suurepärast, ta näitas ära, tol ajal veel DNA-d ei olnud, see oli 75-6 valkude järjestuse tegemise peal. Põhimõtteliselt on see sama ju, eks ole. Tänapäeval lihtsalt DNA-d väga palju lihtsam, kergem analüüsida kui valke. Näitas ära tõepoolest seda, et inimese lähimalt sugulused. Ta ei suutnud näidata, et kas šimpans või gorilla, aga ta näitas, et inimene, šimpans ja gorilla on omavahel kõige lähemas suguluses. Kasutades, ma ei mäleta, kas albumiini geeni või midagi niisugust. Albumiini, mitte albumiini geeni. Albumiini kui valgujärjestust. Aga Alan Wilson siis kasutades ära ühte teist tööd, mis sama koridori peal, nagu oli ennem tehtud, 4-5 aastat tagasi ennem seda, võttis umbes üle maailma, umbes 7-80 geeniproovi, paapuaid ja eurooplasi ja indiaanlasi ja aafriklasi. Ja näitas ära, ja võttis mitokondri DNA. See on DNA, mis ei ole raku tuumas, aga mis on omamoodi või iseseisev genoom ja mis on sattunud hulkraksetesse umbes 1,5 miljardi, 1500 miljoni, 2000 miljoni aasta eest sattunud alla neelatud ja mis genereerib, kus on geenid, mis annavad meile meie energia, meie elektrijaam on ühesõnaga see. Ja mis läheb edasi ainult ema liini mööda ja siis näitas ära, et kogu inimkond, see varieeruvus jaguneb nii, et Aafrika on ühel pool, aafriklased on ühel pool ja teisel pool on ka terve hulk aafriklasi ja ülejäänud inimkond, kui teha puu, kui ehitada sellest sarnasuse puu. Ja sealt tegi ta järelduse, et inimkond pärineb Aafrikast ja lugedes kokku need mutatsioonid ja teades ligikaudu mutatsioonide tekkimise kiirust, erinevust arvu, ütles, et see kõik juhtus umbes kuskil 150 000, 300 000 aasta eest, kui inimkond tuli Aafrikast välja. Ennem nad elasid Aafrikas, sügavamad harud on kõik Aafrikas, nooremad harud on kõik Euraasias, Ameerikas, Austraalias ja see puu läheb kokku üheks inimeseks. See on oma põhjus, lihtsalt igas põlvkonnas läheb midagi kaduma ja seetõttu kuskil jookseb see ühe inimese peale kokku. Ja seda hakati siis, kui see artikkel tuli välja, seda satus, see tuli Nature's ja muutus popkultuuri elemendiks. Newsweek avaldas siis ülevaate ja pani nimeks Aafrika Eeva. Mis muidugi, põhiline viga, mis tehakse, on see, et kõige rumalam viga on see, et üks ainus naisterahvas elaski tol ajal. No tol ajal elas kindlasti 100 000 naisterahvaid, eks ole.
Teine viga on see, et me pärisime sellelt naiselt geenid. Me pärisime sellelt naiselt ülimalt suure tõenäosusega ainult täpselt ühe geeni, selle mitokondriaalse DNA. Aga selle eest kõik maailma tänapäeval olevat seni analüüsitud. See on umbes 250 000 on praegune statistika. Ühesõnaga, kõik 250 000 ilmeksimatult on pärinud oma mitokondri DNA. Ta on palju muutunud regionaalselt, on tekkinud regioonil iseloomulikud plokid, aga ta on ilmeksimatult pärinevad kõik sellest Aafrika Eevast. Me oleme selle kallal ise töötanud, selle teooria kallal ja praegu töötame ka endiselt edasi, nii et see on niisugune. Ehk siis Aafrika Eeva on tegelikult tinglikult mõiste, kui siis saab nii-öelda teatud põlvkonna inimeste kohta? Ei, ta on mõiste täpselt ühe asja kohta, ta on mõiste selle kohta, et oli jah, üks naisterahvas, konkreetne, üksik kindel naisterahvas, kes elas väga suure tõenäosusega Aafrikas ja elas suure tõenäosusega umbes 200 000 aastat tagasi, kellelt kõik 7 miljardit praegu elavat inimest on pärinud oma mitokondriaalse DNA ja tõenäoliselt mitte ühtegi teist geeni. Ja vaatamata sellele, et tol ajal elas võib-olla 100 000 naisterahvast seal samas Aafrikas teisi, aga need liinid on kõik kaduma läinud ja säilunud on ainult see liin. Ja täiesti juhuslikult, see on ka asi, mida inimesed tavaliselt mööda minnes peavad natuke mõtlema. Täiesti juhuslikult langeb see kokku, see ei ole mingi seaduspärasusega seotud, langeb see kokku sellega, mida paleoantropoloogid ütlevad, et koljuleidude järgi on meie liik umbes 200 000 aastat vana. Nii et see klapib ju? Aga see klapib, aga see on täielik juhus. Aafrika Aadam, meie Y-kromosoom on paistab umbes 150 000 aastat vana ainult. Aadam elas 50 000 aastat pärast Eevat. Aga see on absoluutne juhus, et Eeva langeb kokku liigikaudse vanusega. Aga kuhu kadus siis ülejäänud naiste mitokondriaalne DNA? Ülejäänud naiste mitokondriaalne DNA läks loomulikul teel kaduma. Kui ma pean üliõpilaste seletama, ma seletan väga lihtsalt. Et vaadake, et eestlastele pandi perekonnanimed kusagil 1810-15 kuskil seal hakati perekonnanimesid panema. Ja te võite näha, kui võtate anaalid välja, kirikuraamatud välja, seda on Eestis palju uuritud tegelikult, siis te võite näha külalt kohtsid, kus oli küla, 10 talu, igal talul tuli oma perekonnanimi. 200 aastat hiljem on kogu küla peale säilunud üks ainus perekonnanimi. Teised on kõik kaduma läinud. Miks pärast? Seepärast, et perekonnanimi antakse läbi isaliinis edasi, eks ole. Alatasa tekib olukorda, kus mingisuguses talus kas ei olnud poegasid või pojad said kõik surma, sõjad, ükskõik, rändasid välja ja jälle üks perekonnanimi läks kaduma. Igas põlvkonnas läks midagi kaduma ja see on umbes 10 põlvkonna, 200 aastat, natuke vähem kui 10 põlvkonda. 8 põlvkonda ja 8 põlvkonna jooksul tekkis juba olukord, kus 9 tükki 10 läksid kaduma ja kogu küla kannab ühte. Tavaliselt tuuakse näiteks, ma ei ole seda kontrollinud, kas näide on korrektne, päris nittimid. Ühesõnaga, oli seal külas 200 aasta eest niisugused perekonnanimed, nüüd on kõik nittimid, eks ole. Ja sama asi juhtus täpselt sama juhtus Eevaga, ühesõnaga tol ajal oli väga palju liine, nad kõik andsid järeltulijad või mis kõik, väga suur hulk neist andis järeltulijad. Iga põlvkonnaga oli mingi tõenäosus, et mingisugune liin neist 100 000 ei andnud ja see koondub siis kokku, jookseb kokku, seda kutsutakse koalessentsiks. Nii nagu puuvõra, eks ole, kui teist pidi tuleb pöörata muidugi, puuvõra jookseb kokku tüveks.
et matemaatiliselt on see väga lihtne. Mida me teame sellest, kuidas siis nii-öelda moodne inimene Aafrikast edasi levis? Me teame kaunis palju ja see on nüüd tõepoolest selle uue ajastu molekulaargeneetika saavutus. Me teame tänu sellele, et me saame välja arvutada Aafrika geneetilise rikkuse kaudu selle Eeva, 200 000 aastat. Ja me võime võtta siis suured regionaalsed piirkonnad, me võime võtta Austraalia, me võime võtta Hiina, võtame Lõuna-Aasia, India, Induse basseini ja Gangese basseini ja siis sealt altpoolt võime võtta Euraasia, võime võtta Ameerika pärismaalased, austraalased, eks ole, ja amerindid ja siis vaadata näiteks emaliinide varieeruvust nendes kohtades ja võrrelda. Ja me näeme, et läbisegi on nii, et Aafrika liinid on korda 3-4 varieeruvamad kui suurema varieeruvusega kui suvalises muus kohas. Jagame selle läbi 200 000 3-4 ja näeme, et maailm asustati, suured regionaalsed piirkonnad asustati umbes, ütleme 50 000, 60 000 aastat tagasi ja see langeb enam-vähem kokku sellega, mida ütlevad arheoloogid. Kuhu siis moodne inimene Aafrikast no see on natuke vaidlemise küsimus. Meie teooria, mida me oleme nüüd, meie lemmikteooria, et nad tulid mitte üle Siinai, mitte Egiptuse juurest põhivool, vaid tulid sealt alt Papel-Mandebi juurest, lõuna, ütleme sealt Aafrika sarve lähedalt, ületasid Punase mere, mis on niikuinii praegu kitsas. Ta on mingi 18 kilomeetrit lai, eks ole, aga tollal oli veepiir umbes 70 meetrit madalam, rohkemgi, 120 meetrit madalam. Ja ületasid sealt ja siis mööda tollal kaugeltki mitte nii kuiva Lõuna-Araabiat liikusid Pärsia lahe juurde Indiasse ja sealt siis hakkasid hargnema, üks haru läks alla Austraaliasse. Seepärast Austraalia asustus on vähemasti 45 000 aastat. Ta võib olla kauem, eks ole, aga vaieldamatult on ta 45 000 aastat. Borneo kõige varasem, võib-olla kerge vaidlusega dateering on 53 000 aastat. Umbes 40 000 aastat on ka kindlasti Papua Uus-Guinea, mis oli tol ajal Austraaliaga muidugi ühes tükis. Nad läksid lahku alles umbes 7000 aastat tagasi, meretõusu tõttu. Ja Euroopa on umbes sama. Donau, Suudme, redateeringud, mitte päris Suudme, ütleme, see kuskil Rumeenia ja selle osa redateeringud on ulatavad praegu umbes 46 000 aasta, nii et see on peaaegu samaaegselt, aga üks on 10 000 kilomeetrit kaugel ja teine on, kuidas öelda, kiviga visata Aafrikast, eks ole. Ma mõtlen Donau nende distantside juures, nii et inimkond ilmselt asustas Euraasia ja sealt edasi, välja arvatud Ameerika, mis on palju hilisem muidugi, asustas väga paljudes suundades korraga, kust kohast see, arvestades, et emaliinide hulga järgi kogu Euraasia, ütleme 6 miljardit 7 miljardist inimesest on pärinevad ainult 2 emaliinist. Samal ajal kui näiteks praegu sõltumatuid emaliine, selle vanuse emaliine Aafrikas on umbes 35 tükki, ülejäänud kogu maailmas kokku on ainult 2. Aafrika on niivõrd palju rikkam, kuna ta on sedavõrd palju varem ja välja läinud seltskond moodustab ainult pisikese hulga Aafrika tollaegsest rikkusest. Milline on viimane piirkond maamunal, kuhu ütleme siis geneetikute andmetel või kus on valged kohad? Andmetel inimesed jõudsid? Ei, see on nüüd Polüneesia, tõepoolest, aga kui me räägime suurtest piirkondadest, mingist võib-olla väikseid nišikohtasid on veel,
Antarktikas endiselt keegi statsionaarselt ei ela, eks ole. Võib-olla on mõned nišipiirkonnad, kindlasti on mõningad üksikud saared kusagil, mida asustati palju hiljemgi, aga Polüneesia on siis see kõige viimane. Ja see on väga huvitav, sellepärast, et Polüneesia asustus tõepoolest algab olemas umbes 5000 aastat tagasi. See Vaikse ookeani piirkond, mis on suurem kui kõik maismaad kokku muidugi, eks ole, tohutu. See jaguneb, eks ole, Mikroneesiaks, mis jääb parajasti Filipiinidest veidi lõuna poole, eelkõige ida poole, siis Melaneesiaks, millest kaugelt suurem osa on Uus-Guinea saar, mis on maailma suuruselt teine saar, tohutu suur, eks ole. Ja siis on see tohutu suur Polüneesia, mille alla võib-olla isegi lihavate saared võiks lugeda, eks ole, aga Hawaii ja tohutu suure pindalaga. Ja seal on sedavõrd huvitav, et kogu suur Polüneesia on võib-olla ainult 5000 aastat ja Melaneesia on võib-olla 50 000 aastat tagasi asustavad. Nüüd kontrastid on väga suured. Millest see tuleb? Kas ainult vahemaadest? Seal on paar asja. Tõenäoliselt on, kui me vaatame, kust kohast Polüneesia asustamine aluses, tõenäoliselt Taiwanilt, siis Taiwani saarelt. Tol ajal Taiwan oli vist juba mandrist lahus. Eks ta läks ka umbes 7-8 000 aastat tagasi mandrist lahku. Siis tõenäoliselt jäi inimestel ruumi väheks seal. Ega siis väga naljalt ei kiputa uutesse kohtadesse ja eelkõige niisuguse tohutustesse avarustesse, kui süüa jätkub, eks ole. Arvatavasti inimese puhul ei või kunagi öelda ka ei, et puhtast uudishimust. Täiesti mõeldav, et ka see puhas uudishimu on ka suur stiimul. Aga jah, üldjuhul seda tüüpi suured rahvarändamised, mida me nüüd ka kardame uuesti, eks ole, on eelkõige sellest, et kuskil jäi süüa liiga väheseks. Mida me teame eestlase päritolust? Kui mina veel koolis käisin, siis oli väga palju juttu kuskilt uuralitest ja sellistest asjadest, aga nüüd on palju kirjum see pilt, ma saan aru. Eestlaste päritolu on probleem kogu Uurali keelkonna tekkimisest, Uurali keelkonna sugulusest Altai keelkonnaga, Indo-Euroopa keelkonnaga ja lisaks veel sellele asjaoluga, et siin meil oli kilomeeter või poolteist jääd, eks ole. Ütleme, 13-14 000 aastat tagasi ülimalt suure tõenäosusega kedagi siin ei olnud. Kas siin sai olla keegi ennem seda suurt jäätumist, ütleme 28, 9, 30 000 aastat tagasi, sellest mainimisväärseid märke ei ole. Eestis on natukene leitud mammutiluud, mammuti kihvatükke, fragmente, mis vististi kuuluvad sügavusse 40 000 aastat, näiteks 30 000 aastat. Ja seetõttu ei ole võimatu, et ennem suurt jääaega siin keegi oli. No näiteks tüüpiline näide on see, mida võib tuua, soomlased püüavad otsida kogu aeg, aeg-ajalt on jälle suur kisakära, et leiti jääaja eelsed või jääaja aegsed peaaegu mingisugused oaasikesed, kus jääd oli vähe ja siis inimesed elasid. Iga kord on nad ümber lükatud. Aga suure tõenäosusega, meil ei ole fakte. Me teame, et suurulukid võisid olla, inimesi võib-olla ei olnud. Ja kogu see asustus algab siis kuskil 11 000 aastat sügavusest tagasi umbes. Nii, ja moodne eestlane siis tuleb? Ja moodne eestlane ja nüüd on see suur küsimus, ühesõnaga. Kuna täiesti kindlasti inimesed olid, eks ole, need pullileiukohad ja seal Sindi lähedal ja kogu see Kunda kultuur ja see klassikaline arusaamine oli see kaua aega ülemöödunud sajandi keskest juba, et
et see rahvas, see eestlased ja soomlased muidugi ja nii edasi, need tulid kõik ida poolt. Kui te võtate niisuguse klassikalise raamatu välja nagu Meieri leksikoni aastast umbes 1895, siis te näete, et lätlased ja leedused loetakse eurooplaste hulka ikka. Aga eestlased, soomlased, laplased ja meie Volga keelesugulased Volga äärest, need loetakse põhjamongoliteks, põhjamongoloidid. Veel 100 aastat tagasi, 110, 15 aastat tagasi oli niisugune klassifikatsioon. Ja ma arvan, et see koolkond oli tõenäoliselt väga mõjukas ja see mõjutas ka seda interpretatsiooni, et jah, et me saabusime alles paari tuhande, meie kui keelekandjad, saabusime paari tuhande aasta eest. Aga see õppetund, mida on saadud eelkõige just turgi keelte uurimisega, mis tõepoolest on väga madalad, ajalisest türgi keeled läksid lahku. Ka need, mis räägivad jakuudid, eks ole, seal sügaval Siberis ja mida räägivad türklased Anatoolias, eks ole, ja Moldaavias Gagausid, need on lahku läinud umbes 2500 aastat tagasi. No midagi sihukest. Ja enamus selle keele edasiliikumisest on olnud mitte inimeste liikumine, väga vähe inimeste liikumist, vaid eelkõige, et see keel on olnud muutunud mingil põhjusel prestiižseks ja suured rahvad, Anatoolia on ju asustatud jumal teab mis ajast, nad rääkisid valdavalt suures osas kreeka keelt. See läks üle türgi keelele. Arvad, ühesõnaga võimalik, et see keel on siin hilisem, aga need inimesed geneetiliselt, kui me võtame eestlased, võtame meie emaliinid, me otsisime läbi, meil oli vaja 500 eestlast mitokondri DNA-d ära sekveneerida või suure osa sealt, kui me leidsime esimese, ütleme, Aasia vihje. Geneetiliselt, kellega me siis kõige lähemad sugulased oleme? Lätlastega. Aga seal pole ju mingit piiri. Aga näpuotsaga on teisi rahvuseid veel siis? Ei. Euroopa on väga homogeenne, mingis suures plaanis on väga homogeenne. Me oleme geneetiliselt täiesti piisavalt lähedal kõigile naabritele. Meil on väga suur ühishulk karjalastega, soomlastega, eriti nende venelastega, kes on meil siin samas lähedal. Kui me võtame põhjavenelased, ma mõtlen eelkõige just selle Valgemere ääre ja võib-olla Kostromaani välja, siis nende geneetiline erinevus näiteks karjalastest on nullilähedane. Vepsalased, karjalased, põhjavenelased on geneetiliselt sama rahvas. Kui nüüd natuke teise rakursi alt sama teemat nagu püüda vaadelda, et too moment, kui tuli mängu siis geeniuuring antropoloogide tööriistakasti, et kuivõrd oluliselt see siis muutis seniseid tõekspidamisi eestlaste päritolu kohta? Me saime aru tõenäoliselt seda, et see, mida see klassikaline Volga Uurali kontseptsioon ta räägib võib-olla tõesti sellest perioodist, mis on tavaliselt armastatakse öelda, et Uurali keeleline ühtlus, Uurali keelkonna keeleline ühisaeg oli 6000 ja enam aastat tagasi. Näiteks 6000 aastat tagasi, ta võib-olla 10 000 aastat tagasi. Aga paljuski võib sellega nõus olla, et kui see lahknemine teistest keelkondadest oli 10, 12, 13 000 aastat tagasi, siis oligi see aeg, kui siin veel inimesi võib-olla ei elanudki, eks ole. Ja see jääaegne periood, inimesed elasidki seal, arheoloogiliselt on suurepäraselt teada, et tõepoolest see Kesk-Ukraina juba ja siis see osa oli, see ei olnud jää all ja see oli asustatud, eks ole. Täiesti mõeldav on see, et kõigil on õigus. Tõepoolest, inimesed, ma ei otsi kompromissi, aga see on loogiline, et kuna siin ei saanud elada, siis inimesed pidid kuskilt tulema.
Võt on palju indiaani suguharusid, kes on sügavalt veendunud ja mitte ainult indiaani, vaid ka Malaisia, et meie oleme alati siin olnud. Me oleme esimene rahvas ja me oleme alati siin olnud. Meil ei ole seda kontseptsiooni. Meil on mingisugune ajalooline mälu ilmselt, et me pole kaugeltki alati siin olnud. Me oleme kusagilt tulnud. Aga nüüd on see probleem, kas see meie, bioloogiline meie, tuli siia siis tõesti 2500 või 3000 või aastat tagasi või tuli juba 10 000 aastat tagasi. Vastus on see, geneetika seisukohast on vastus see, et pole mingisugust põhjust arvata, et toimus siin mingisugune inimeste asendus. Tõenäoliselt need inimesed, kes tulid siia 10 000 aasta eest, need ongi need, kelle geenid valdavalt on endiselt siin paigas. Keelega teine probleem. Ei taha öelda, ei taha rääkida kaasa. Sellepärast, et öeldakse siiski, Ariste oli ka, juhtis tähelepanu, et meil on kundakultuur, eks ole, ja nii edasi, et kundakultuuri hüdronüümid või mis on säilunud, eks ole, nad ei ole ikkagi tõenäoliselt soome-ugri. Teisalt, mida me täiesti kindlasti teame, et kõigis soome-ugri keeltes, kaasa arvatud eesti keeles, on rohkesti väga vanu indo-iraani, indo-aaria laene, eks ole, mis suure tõenäosusega on võimalik ette kujutada, et neid võis hästi korjata ülesse, kui elada kuskil seal tõepoolest seal Uurali ja Uurali lõunaosas. Kui ma nüüd õigesti jutust aru saan, siis see, et DNA-analüüse suudeti tegema hakata, siiski muutis suhteliselt oluliselt seda arusaamist eestlase päritolu kohta. Kui siiani tehti järeldusi peamiselt keele ja arheoloogiliste leidide põhjal, siis kui DNA tuli mängu, suudeti täpsemalt öelda. Ma ütleksin nii, et DNA mängu tulek sundis ka arheoloogia mõningaid asju ümber hindama, mis langes samal ajal kokku ka arheoloogia kontseptuaalsete muudatustega. Väga kaua aega mõjutas arheoloogia interpretatsiooni niisugune mees nagu Gordon Child, äärmiselt silmapaistev möödunud sajandi esimese poole arheoloog, kelle tuntud väljend on ex oriente lux, kes tuli välja esmakordselt selle ideega, et Mesopotaamiast, kuldsest kolmnurgast, kuldsest sirbist, tuli põllupidaja rahvas Euroopasse ja asendas praktiliselt need. Gordon Child ja selle kontseptsiooniga käis kokku idee, et selle kohta öeldakse nii, et potid, pannid ja keeled ja inimesed liikusid koos. See kontseptsioon on nüüd mitte selles mõttes ümber lükatud, on näidatud, et sellest on nii palju erandeid, nii palju suuri erandeid, et potid ja pannid ja keeled ja geenid ei pruugi sugugi koos liikuda. Nii et pigem see geneetika näitab, et vähemasti meie emaliinide osas ja ma võin öelda nii palju, et võib-olla on meil 5%, kui me võtame kõik oma genoomi kokku, võib-olla on meil 5% geene, 3% geene, mis kirjelduksid, kui ütleme Altaist või kusagilt sealt poolt lõuna, kui me vaatame praegust Lõuna-Uraali ja Altai vahelist osa, kus me oleksime nagu pidanud tulema. Neid geene meie genoomis on olemas ja mitte rohkem. Nii et see on ju vastuolus seniste, ütleme, see on tõepoolest kutsuda või pidada ennast, miks ma seda tsiteerin seda Meyersi leksikoni, kutsuda meid põhjamongoliteks on natukene palju. Samal ajal on asi, mis on endiselt täiesti lahendamata ja on erakordselt suur küsimärk. Pool meie isaliinidest ja veel naljakam, pool ka leedulaste, lätlaste isaliinidest
on üks isaliini sort, mida Euroopas üle peaga üldse peaaegu ei esine, välja arvatud soome-ugridel. Muide, seda ei ole ka, aga see jakuutidel on seda 90%, tšukšidel 50%, korjakidel, need on, eks ole. Isa poolt oleme tšukšide. Ei, ma ei taha seda öelda. Ühesõnaga, mõlemad, nii soome-ugrid, Balti soome-ugrid kui ka tšukšid ja korjakid on selle kusagilt saanud. Selle naaberliin on Sumatra, Borneo, Lõuna-Hiina, Jaapan. Ühesõnaga, ma tahan öelda, aga seda ei peegeldu, see omakorda ei peegeldu kusagil, ei eestlaste, lätlaste, leedulaste, kui ma toon siin näiteks terviklikus genoomis. Ühesõnaga, need on olemas suuri küsimusi, mis on meil endiselt lahendamata ja ilma nende vastusteta on pea võimatu panna punkti sellele uurimisele. Muidu ma oleks ammu selle pooleli jätnud, jah.